Selguse huvides jagaksime materjali 2 ossa. 1-9 peatükk annab põgusa ülevaate reinkarnatsiooni käsitluse ajaloost ja tegeleb teaduslike ning mõistuspäraste tõenditega, mis räägivad reinkarnatsiooni teooria poolt või vastu. Eesmärk on viia lugeja kurssi selle käsitluse tänapäevase taustaga ja anda ulatuslik ülevaade vaidluse lõpp-punktidest. Teine, raamatu teoreetilisem osa tegeleb reinkarnatsiooni mehhanismiga, kuidas see väidetavalt toimub, mis on selle eesmärk ja mida see kõik tähendab. Püüan uurida erinevaid hüpoteese ja näidata, kuidas need omavahel sobituvad, võttes arvesse iga teooria loogikat, et näha, kas need peavad vastu ratsionaalsele mõtlemisele ja teaduslikele tõenditele. Ilmselgelt on see raamatu spekulatiivsem osa, kuid peaks rahuldama nende inimeste uudishimu, kes tahavad saada teemast võimalikult tervikliku pildi. Viimaks olgu märgitud, et vastupidiselt paljudele sarnastele raamatutele ei sisalda see teos mingit kanaldatud infot kehatutelt vaimteejuhtidelt ega ka kuulujuttudel põhinevaid lugusid regressioonist eelmisse ellu. See ei tähenda, et nii saadud informatsioon ei võiks olla asjakohane või väärtuslik, kuid ma olen valinud analüütilisema käsitlusviisi. Kui ma ka viitan aeg-ajalt sellistele allikatele, siis on tegu, nii palju kui ma võin tagada, usaldusväärsete asjatundjate esitatud teaduslike tõendatud juhtumi analüüsidega. Samuti tuginevad iga seisukoha poolt ja vastuargumendid puhtale loogikale. Saab näha, kas minu loogikataju vastandub teiste omale, aga vähemalt on mu meelestatus selline. Seetõttu on siin käsitletud ainult ühte eelmise elujuhtumit. See on esitatud näitena, millist loogikat kasutatakse hea reinkarnatsiooni juhtumi seletamiseks või laimamiseks. Ja paar isiklikku lugu, et näidata, kuidas eelmine elu võiks mõjutada praegust. Ülejäänu tugineb dokumenteeritud tõenditele ja minu enda avastustele, mis jäävad loodetavasti mõistuse piiridesse. Ma loodan südamest, et see teos aitab lugejal veidi mõista, kuidas siirad, mõistuslikud ja intelligentsed mehed ja naised võivad omaks võtta nii ainulaadse uskumuse, nagu seda on usk reinkarnatsiooni. Ja kas või natuke määratleda oma vaimset teed. See raamat räägib võimalusest mitte ainult inimhingest, vaid ka südamest, igaviku lootusest, mis sisaldub filosoofia püüetes väljendada väljendamatut ja tõusta üles Jumala palge ette. Loodetavasti aitab see teos leida vähemalt ühe osa vastustest, mis on ka kõik, mida üks surematuse teemat käsitleda püüdev raamat suudab teha. Nagu võib oodata igast ideest, mis tegeleb surmajärgse elu küsimustega, on reinkarnatsiooni teema alati olnud ja arvatavasti jääb ka tulevikus suurte vaidluste põhjuseks. Kunagi elati ajal, mil selline küsimus jäeti kiriku otsustada. Tänapäeval lähtutakse aga kogemusest ja mõistusest, vähemalt nii meeldib meile uskuda. Ning tegelikkust määratletakse hoopis teisiti, kui seda tegid meie esivanemad. Neile piisas, kui prohveti sõna ja püha tekst selgitasid maailma, kuid selline aeg on ammu möödas. Me võime küll ikka veel tagasi pöörduda prohveti sõna juurde ja isegi proovida tema õpetusi igapäeva ellu rakendada, aga kui küsime, mis juhtub meiega pärast surma, siis enamasti jääb see küsimus selge vastuseta. Vaja on võimalust kaaluda tõestatavaid ja ajaloolise päritoluga tõendeid erapooletult ja kiretult. Seepärast peame vastuse leidmiseks pöörduma religiooni iidse vaenlase teaduse poole. Teadus ei suuda küll igale küsimusele vastata, see ei saa kuulutada tõde seal, kus tõendid ei vasta jäikadele teaduse reeglitele, kuid sellest hoolimata on teadusel teema kohta nii mõndagi öelda. Teadus selgitab meile näiteks inimaju töömehhanismi kogu selle keerulises mitmekesisuses ja suudab erapooletute ning täpsete matemaatika reeglitega näidata, millal sündmus asub väljaspool pelka kokkusattumuse valdkonda
või millal on see statistilise tõenäosuse tulem. Lisaks sellele suudavad ajaloolased, kes jätakse tihti tähelepanuta, kõhklematult öelda, kas väide eelmise elu kohta on ajalooliselt ja kultuuriliselt täpne või vähemalt usutav, või pole see enamalt kui eksinud vaimu meelisklus. Loodetavasti annab teema analüütilisem käsitlemine parema võimaluse uurida tõendeid sõltumatult religioossetest ja kultuurilistest eelarvamustest, mis kipuvad meie selget pilku ähmastama, ning võimaldab seega teadlikumalt otsustada, kas reinkarnatsiooni küsimus saab meid rahuldava vastuse. See osa raamatust keskendub eranditult nende tõenditele, mis räägivad reinkarnatsiooni kasuks, ning läbi vaadatakse kõige tavalisemad vastuväited, mida teaduslikud ja religioossed kogukonnad sellele ideele esitavad. Uuritakse ka paari tegelikku juhtumit. Üks neist selgitab, kuidas arvatavasti eelmises elus kogetu võis mõjutada praegust, teine on regressiooniteraapia aastaraamatutes pärit, dokumenteeritud ja hästi tõestatav mälestus eelmisest elust. Neid lugusid käsitletakse teaduslikult, psühholoogiliselt, ajalooliselt ja loogilisest vaatenurgast lähtudes. Kavatsemata olla kõike hõlmav, esitan seda materjali lihtsalt õpikuna nendele, kes pole veel teema kohta lõplikku otsust teinud ja on piisavalt uudishimulikud, et tahta rohkemat teada saada. Ma loodan, et see raamat tutvustab lugejale piisavalt põhjaliku reinkarnatsiooni idee poolt ja vastuargumente ning aitab nii langetada teema kohta teadlikuma otsuse. Bridie Murphy otsingul. See juhtus laupäeval, 29. novembril 1952. aastal. Colorado ärimehe ja iseõppinud hüpnotiseerija Maury Bernsteini kodus viidi hüpnootilisse transsi 29-aastane Virginia Dye. Selle juures viibisid naise abikaasa ja paar lähedast sõpra. Kuigi juhuslikud demonstratsioonid hüpnoosi tähelepanuväärsetest võimalustest muutusid keskklassi järellinna melus järjest populaarsemateks lõbustusteks, oli Bernsteinil noore naise hüpnotiseerimiseks siiski mõjuvam põhjus kui lihtsalt soovi pakkuda publikule kerget meelelahutust. Ta püüdis leida vastust sügavamale küsimusele, mis oli teda juba mõnda aega vaevanud. Vastust, mida ta lootis saada oma abivalmis, kuid kõhklevalt katseisikult. Bernstein ei tahtnud midagi vähemat kui avastada tõde reinkarnatsiooni kohta. Bernstein oli uurinud taaskehastumise küsimust mitu kuud ja tahtis nüüd teada, kas hüpnoosi abil saaks ligi pääseda eelmise elu mälestustele, mis on küll kadunud teadliku mõistuse jaoks, kuid on ehk ligipääsetavad alateadlike meenutuste kaudu. Virginia Dye, keda Bernstein oli juba 2 korral hüpnotiseerinud, ilmselt seetõttu õnnestus naisel lõpetada ka eluaegne suitsetamise harjumus. Ja kes oli osutunud eriliselt heaks katseisikuks, oli lahkelt nõus Bernsteini eksperimendis osalema, hoolimata sellest, et tal endal polnud reinkarnatsiooni vastu mingit huvi. Bernstein lülitas oma magnetofoni sisse ja tunnistajatest ümbritsetuna viis ta Dye kiiresti sügavasse hüpnoositranssi ning oli lõpuks valmis ise järele vaatama, kas reinkarnatsioon on pelgalt fantaasia või on sel ka tegelikku alust. Alguses kulges seanss samamoodi nagu paljud eelmisedki regressiooniteraapia seansid. Bernstein viis Dye hõlpsasti läbi mitme varase lapsepõlve mälestuse kuni algkoolini välja, näidates sellega tõhusalt hüpnoosi tähelepanuväärseid võimalusi pääseda ligi kadunud või peidetud mälestustele. Tavaliselt oleks seanss sellega ka piirdunud, loomuliku eelduse tõttu, et lapsepõlves kaugemale tagasi minna ei saa. Aga kuna Bernsteini huvitas just see, mis juhtub regressiooni jätkamisel, juhendas ta noort naist oma vaimus veelgi tagasi minema, kuni too leidis end olevat teises olukorras, teises kohas ja teises ajas. Bernstein palus naisel kirjeldada, mida ta nägi. Järgnev
üllatas teda ennastki.